Aga neid inimesi nagu on vähe, kes julgevad huntide eest seista ja kiskjate eest seista. Et sa ilmselt oled üks väheste seast. Ja kui ma tean, sa teed hästi palju matkasid ja siis sa oled ka näinud neid kiskjaid. Ja nad on siin mõjutanud päris palju ja sa oled isegi kirjutanud sellise raamatu, kus on nagu peegel karu silmades. et sa nagu tõlgendad või vaatad neid kiskjad võib-olla sellise teistsuguse nurga alt ja just selle nurga alt, et kuidas nad võib-olla nagu vaimselt või hingeliselt meid mõjutanud on või mõjutavad. Ja sul on kindlasti ka palju nagu mingeid kogemusi matkadelt, et kuidas inimesed, kes matkal osalevad, suhestuvad kiskjatesse ja just selle nurga alt, et kuidas, kas nad kardavad või mis on need peamised hirmud kiskjatega seoses. Võib-olla natuke nagu selles suunas. Ja, ma võin kuskilt otsast pihta hakata ja sa saad mind äkki siis oma küsimustega kuidagi toetada või võib-olla edasi juhatada. Aga jah, mul endal on tõesti loodusega ka lapsest saadik ikkagi mingi selline seletamatu tugevam side olnud. Ja tõesti ma vist saan öelda seda, et võib-olla see, kui ma ise käin looduses ja kui ma teen matkasid ka, et siis mulle endale võib-olla kõige olulisem või kuidagi lähedasem ongi just see selline tunnetuslik või selline emotsionaalne osa sellest looduskogemusest. Ja tõsi on see ka, et tõesti, kuna ma korraldan inimestele ka matkasid, et siis ma näen ikkagi väga lähedalt ka seda, et kuidas nad üldse vaatavad seda loodust. Tõesti inimesed, kes tulevadki Tallinnast kuskilt kortermajast, kellel väga sageli ei ole mingisugust tugevamat sidet loodusega või sellist tihedat kokkupuudet, et siis läbi nende küsimuste saan ma tihti ka aimu, et võib-olla mis neile siis valmistabki näiteks hirmu või mingisuguseid kõhklusi seoses loodusega. Ja tõesti, et mul on selles mõttes ka võib-olla huvitav vaadata, et kui ka on ajakirjanduses siin seoses huntidega olnud siis selliseid teravamaid olukordi ja kus sina oled ka kõvasti tuld saanud, et siis võib-olla ka natukene kuidagi tekib enda jaoks mingisugune võrdlusmoment, et üks on see, et mida ma näen gruppidega kuskil looduses ja siis mida ma vaatan, et mida kuidagi need artiklid või kajastused üritavad nagu öelda looduse kohta. Et siis ma näengi tegelikult seda, et on mingi osa inimesi, kes tõesti justkui nagu korrutab seda sama juttu, mis kumab kuidagi nendest hirmutamise artiklitest ka läbi, et oi, et ikkagi küsivad tihti minu kohta, et kui sa üksi nüüd kuskil öösiti metsas või rabas vulgud, et mis sul ikkagi, mis enesekaitsevahendid sul kaasas on ja kuidas sa ennast nende huntide ja ilveste eest kuidagi kaitsed ja mingid sellised asjad. Aga ma pean ütlema, et võib-olla see osa niimoodi tunnetuslikult, et ega ma ju mingisugust statistilist loendust seal ei tee, et see osa inimesi on ikkagi üsna nagu vähe, et palju on selliseid inimesi ikkagi, kes tulevad ja võib-olla ka väljendavad seda, et nad on lugenud neid artikleid ja nad ei tea, mida uskuda, et endal seda vahetut kokkupuudet ja mingisugust kogemust ei ole. Ja kui siin enne oli ka juttu sellest kommunikatsioonist ja sellest, siis mulle tundubki, et ikkagi võib-olla see nii-öelda, see ei kõla võib-olla ilusa sõnana, aga just see nii-öelda hall mass või see suur keskosa nii-öelda inimesi on minu arust just sellised, keda on võimalik nagu tegelikult kuidagi suunata või neil on ikkagi see, et nad ei ole kuskile jalga põhimõtteliselt
nüüd ühte või teise äärmusesse nagu maha löönud, et ma mingi hinnaga oma suhtumist ei muuda. Et nad on kuidagi avatud, mulle endale tundub. Ja võib-olla, kui veel sellest kommunikatsiooni poolest rääkida, et siis ma olen ise mõelnud nagu seda ka, et ju mina ei saa ennast võib-olla nii-öelda klassikalises mõttes pidada looduskaitsjaks, et ma igapäevaselt nüüd mingisuguse projekti või mingisuguse tegevusega siis sellele nii-öelda tugevalt kaasa aitaks. Aga samas ma tajun ikkagi nagu seda, et kui need inimesed küsivad neid küsimusi ja mida ma neile vastan, et siis sellel asjal on ikkagi nagu päris suur kaal, et ma tunnen nagu mingis mõttes seda vastutust. Ja siis ma nagu olen ka mõelnud võib-olla seda asja, et kuna mulle meeldib ka loodust pildistada ja kirjutada oma mingisugustest kogemustest ja teha ka videosid näiteks, et siis nagu hea meelega ju vahendaks kuidagi inimestele ka seda nii-öelda teaduslikku infot. Ja mingites olukordades võib-olla ma ise ka tunnen seda, et mina ei ole teadlane ja ma võib-olla ei tea nagu lõpuni, et kui mul tekib mingi idee ka mingisugusest sellisest väikesest loost või asjast, mingi lugu loodusest, mida ma tahaks inimestele kuidagi läbi video näiteks esitada, et siis tekib nagu mingisugune kõhklus selle osas, et kas see sõnum, mis ma neile edasi annan, kas see nagu ikkagi vastab nagu 100% tõele. Ja siis pean tunnistama, et väga tihti tegelikult tuleb ette seda, et kas ma kokkuvõttes muudan selle video lihtsalt sisult nii lihtsaks, et seal tõenäoliselt see, mis ma räägin, on nagu põhimõtteliselt tõde. Kuigi mind ennast jääb kripeldama see, et ma võiksin ikkagi minna natuke rohkem sügavuti ja proovida panna inimesi ka mingite asjade peale mõtlema. Ja siis see kuidagi jääb nagu tegemata. Et kui sa minu käest küsiks, et mis võiks võib-olla minu selline panus olla või kus ma näen, et ma ise saaksin mingeid asju nagu paremini teha, siis ma tunnengi, et nagu nii-öelda vahendajana mingis mõttes saaksin ma võib-olla ka kuidagi sellele üldkuvandi nagu loomisele kaasa aidata, aga võib-olla tõesti, et see küsimus on selles, et kuidas nagu veenduda selles, et nii-öelda see info tuleb siis usaldusväärsest allikast ja et ma kasutaks nii-öelda õiget lähteinfot, et üht või teist sõnumit mingisuguse looga edasi anda. Et selle peale ma mõtlen nagu tihti, jah. Aga äkki sul on mingisuguseid küsimusi, et mind siit kuskilt edasi aidata? Ma mõtlesin, et see loomulikult oleks hea, vaata, et oleks kuskil, täna on nagu ELF see, kes jagab ka mingit informatsiooni, eks ole, ja siis kui sa mingit infot tahad, siis sa saad nagu näiteks neilt küsida või ornitoloogiaühingut. Aga kiskjate osas või loomade osas tegelikult ei olegi väga ju nagu sellist kanalit või et kuhu sa nüüd lähed ja sa tead, et seal on see nagu nii-öelda õige info. Aga samas ongi, et see Ameerika üks hundiuurija nagu on öelnud, mis ta nüüd nimi oligi, tuleb praegult meelde. Doug Smith või? Et sa võid teha ükskõik kui head teadust ja uurida neid lõputult ja esitada seda, aga inimesed ikka kuulavad lugusid. Ja see minu arust nagu see, mis sa teed, see on nagu väga oluline, et sa nagu räägidki lugusid ja läbi selle tunnetuse nagu mis meil tekib neid loomi nähes. Et Mati Sepp enne ütles siin, et teda nagu muutis see, kui ta neid loomi reaalselt, eks ole, nagu nägi või kuidagi sealt seeläbi tal tekkis mingisugune muutus peas ja nagu läbi selle nagu
kuigi mõnele nagu, eks ole, ei teki seda, et mis on sinu arvates on see nagu retsept või et mis paneb selle nagu selle mõtte teistpidi või kuidagi empaatilisemalt nagu ja kuidas sa enda näitel nagu ja mis tunded sul tekitas, kui sa esimest korda karu nägid või no esimene kord oli hirmus. Lihtsalt see olukord oli väga ootamatu ja ta oli väga lähedal mulle. Ja ma tundsin tõesti väga suurt hirmu, aga seal ma ise nagu olen mõelnud nii, et võib-olla et küsimus ei olnudki niivõrd selles karus, vaid selles, et nii-öelda hirm kui tunne ikkagi sel hetkel ei olnud mu jaoks nii-öelda võõras. Just selles mõttes, et inimene elab hästi turvalises maailmas ja üritab nagu iga hinnas seda hirmu vältida. Aga kuna mulle meeldib ka öösiti kuskil metsas hulkuda ja mingisuguseid selliseid asju teha, et siis ma kuidagi eelnevalt võib-olla olin nagu selles mõttes nagu ette nagu kuidagi valmistunud, et see hirmu tunne, et korraks sa võib-olla kangestud ja kuidagi ei oska nagu tegutseda, et see on sinu jaoks ikkagi nii-öelda loomulik osa sellist inimkogemusest ja sa tead, et see läheb ikkagi ühel hetkel nagu üle ja elu läheb edasi. Et võib-olla seal on mingisugused puhtalt psühholoogilised tagamaad ka, et me küll leiame sellele hirmule mingisuguse kuju, on ta siis hunt või pimedus või karu või midagi muud, aga võib-olla, et seal on tõesti see mingisugune psühholoogiline küsimus nagu laiemalt ka, et kas inimene ise tuleb hirmu tundmisega toime, et midagi sellist. Ja võib-olla, mis puudutab veel hirmu seoses just kisketega, et siis ma mäletan nagu lapsena kuskil maal vanaema juures, et jäid pimeda peale ja siis kuidagi ma mäletan, et kuidagi hirmutati nende huntidega ja kuidagi see, ikkagi natuke see muinasjutu selline aura oli kuskil seal kuidagi olemas. Ja ma mäletan nagu seda hirmu, aga nüüd mõtlen siin viimased, ma ei tea, 10 aastat, et kui ma kuskil metsas hulgun, et isegi nagu ei tule nagu pähe, nagu et kui ma seda ütlesin, et ma nagu seda karu tõesti kartsin esimene kord ja ma arvan, et kui ma väga lähedalt kohtan, siis ikkagi ma nagu võpatan, aga kuidagi hundi ja ilvesega mul isegi ei tule nagu kuidagi pähe isegi mõtet sellest hirmust. Et võib-olla hundiga seoses minu kõige lähem kohtumine oli selline, et ma olin Alutagusel ja siis oli mai lõpp ja oli olnud hästi palav päev ja siis mina olin seal siis õhtusel ajal ja päike oli just kadunud metsa taha ja siis metsa kohalt veel kumas kergelt roosakalt päiksekuma ja ma vaatasin siis läbi suure objektiivi pikki kruusateed kaugusesse ja nagu sellistel päevadel, kus see päevane kuumus siis asendub kiirelt selle õhtuse jahedusega, et see teepind virvendas nagu hästi tugevalt. Siis ma nägin läbi selle virvenduse, et mingisugune väike siluett tekkis ja kui ma mõne minuti seda jälgisin, siis ma sain aru, et see on ilves, kes siis kõnnib väga kaugelt minu poole ja ma lasin ennast põlvili, ootasin mõne minuti ja siis vaatasin uuesti ja nägin, et ta on tulnud veel lähemale ja siis mõtlesin, et milleks luurata tema poole, kui ma võin lihtsalt kõhuli lebada siin kruusatee peal ja äkki ta siis kõnnib ise mulle lihtsalt piisavalt lähedale. Ja kuna tee oli natukene künklik ka, et kui ma kõhuli lasin ennast, siis ma tegelikult tee kumerusest nagu üle ei näinud, et see ilves kadus nagu mõneks hetkeks nii-öelda silmist ja ma siis lihtsalt istusin seal nagu snaiper kõhuli selle kruusatee peal
ja ootasin teda ja mu siis kaamera fookus oli nii-öelda hästi kaugel. Ja samal ajal, kui ma seal istusin, siis ma kuulen, et kuidas kõrval nagu tee äärsest põõsas on mingi siuke väike sahin käib. Ma mõtlesin, et no mingi suur loom see kindlasti ei ole, võib-olla rebane või midagi sellist. Aga siis mõtlesin, et ma ei lase ühelgi teisel loomal oma tähelepanu kuidagi ära tõmmata, et ma ikkagi ootan seda ilvest, kes siis varsti tuleb sobivasse kaugusesse ja saan hea pildi. Ja siis ma istun seal ja siis kuulen ikka, et see loom midagi seal sahistab ja siis ühel hetkel täitsa nii lähedalt ma kuulen, et kuidas ta sealt tuleb põõsast välja. Tee ääres oli väike kraav ja siis kuidagi läbi selle sahiseva tee äärse rohu tuleb tee peale. Ja siis ma nagu ikka hoian nagu silmi seal kaamera peal ja siis, et iga hetk kohe tuleb nagu sinna objektiivi ette, on. Et kuigi mul see fookus on seal kaugel otsas ja ootan seda ilvest, et siis küllap ma ikkagi läbi selle objektiivi saan aru, kes sealt eest läbi liigub. Ja siis näen, kuidas see udune, see hundi siluett tuleb. Ja siis, kuidas ma meeleheitlikult üritan siis seda fookust sealt kaugelt otsast nii-öelda ette saada ja kaamera ei saa hakkama. Ja siis see hunt lihtsalt niimoodi aeglase sörgiga läheb sealt objektiivi eest läbi. Ja siis ma juba tõssin korra pea ja siis lihtsalt näen, et ta lähebki nagu täitsa nagu lähedalt üle tee. Ja siis vahetult enne seda, kui ta põõsasse kadus, ma sain veel manuaalse fookusega niimoodi, mitte terava, aga natuke teravama pildi. Ja iga kord, kui keegi mul küsib, et kui lähedalt hunti oled näinud, et siis mul nagu südame alt käib siuke väike jõnks läbi, et siuke ebameeldiv nii-öelda mälestus. Ma võin hiljem näidata, ma võib-olla isegi leian telefonist selle pildi üles, et nii masohhistlik ma ei ole, et ma seda pilti endale koju seinal peale tahaks panna, et see udune hundi siluett seal mingi alutaguse kruusatee peal. Et see oleks võinud olla täitsa nagu äge pilt, aga jäin nagu ilma. Aga lõpuks jäin ilvesest ka ilma, et ilvest ka ei tulnud. Et sellised kohtumised ja siis ma hiljem nagu mõtlesin ka, et korraks ma olin lihtsalt väga vihane iseenda ja tehnika peale. Aga tõesti lihtsalt tervest sellest kogemuste spektrist mitte kordagi isegi see mingi mõte, et ma oleks pidanud teda kuidagi kartma, et seda ei olnud. Ja siis tundubki nagu väga nagu kummastav kuidagi see, et kui mõelda nendele artiklitele, et kus inimesi nagu hirmutatakse, siis et ilmselt see saabki olla sellises maailmas võimalik, kus lihtsalt inimestel nagu lihtsalt see kokkupuude loodusega kuidagi nii harvaks või kaugeks on jäänud. Ja siin oli küsimus. Küsimus on Margusel. Ei ole küsimus. Üks kogemus, millal mina viimati, minult ei küsinud hirmu kohta, aga viimati hirmu tundsin looduses, siis sellest on mingi 20 aastat äkki. Tegin mingit kaardistustööd Lõuna-Soome metsas. Mingi kommertsprojekt oli ja linde panin kirja ja siis tulin kuskilt võpsist välja, et on suke metsatee. Siis sealt, kust ma pidin minema, mingi 30 meetri kaugusel istub Toobermann. Mitte kedagi, ühtegi inimest, mitte midagi autosid. Ja siis ma olin tõesti hirmu täis. Ma hiilisin tagasi ja läksin samad teed. Ja seal ta istus ja vaatas mind, aga järgi ei tulnud. See tundub nagu... Aga jah, see on, ütleme, siis ennem seda võib-olla lapsepõlvest mingid kõhedaid hetki. See oli tõesti, kui ma tundsin hirmu. Et ma ei saanud aru, mis seal nagu toimus. Siis keegi ässitab selle järsku kallale mulle vastu või... Vabandust. Ei, väga hea lugu. Ja mul on ka tüüpilised need hirmulood ongi koertega. Kui sa lähed loodusesse kuskil mingi lahtised koerad. Tuleb lihtsalt üks lugu meelde, kui
oli üks klient, siis fotograaf, siis läksime põllu peal olid rebaste siis pesakond, mingi juunikuu või. Ja siis rebase kutsikaid nagu pildistama ja siis meil oli kogu need fototehnika kaasas õlgade peal ja jalutasime sinna ja siis jõudsime kohale ja siis järsku vaatan, et mingisugune, ma ei tea, mis koer see, mis liik see koer on, nagu mingi metsikult suur, no ma arvan, et peaaegu sama suur kui mina. Jookseb niimoodi kappates ja hästi vihane meie poole. Ja omanik tuleb nagu jalutada rahulikult järgi, nagu üldse nagu ei manitse koera, et noh, et koer võtaks rahulikult midagi. Mul on nagu väike nagu koerte kartus, et hunt ei karda, aga koer ei karda. ja siis läksin nagu kliendi taha. ja siis maaomanik siis tuli ja ta arvas, et me oleme mingi siis need varanduse otsijad. Ta selles mõttes, et see hirmu tundmine, seda küsitakse nagu hästi, kindlasti sinult küsitakse ka sama küsimust, just see hirmu, kas sa ei karda, et kuidas sa ei karda nagu. Et üldse nagu, et metsa minna üksi, kuidas sa lähed üksi metsa, et ma ei tea, võib-olla ei ole nii palju nagu eestlaste seas seda neid matkasid teinud, aga see tundub, et seda hirmu küsimust nagu tuleb järjest rohkem. Et kui nagu, mis aastal ma alustasin, ma ei tea, mingi 12 aastat tagasi tegid nagu välismaa turistidele rohkem. Nüüd ka eestlastele peab tegema, sest et see kuidagi selle aja jooksul juba on nagu toimunud nagu nii suur kuidagi, tundub, et nagu mingisugune selline kaugenemine sellise lühikese perioodi jooksul, et pead hakkama eestlastele rääkima sellest loodusest, et ei ole vaja nagu karta ja et seda ühendust luua. Aga küsimusi veel? Et see väga põnev, kuidas sa nagu oskad seda sellist looduse tunnetuslikku poolt sõnastada ja näha, et see kindlasti on nagu väga oluline ja aitäh sulle selle eest. Aitäh. Mina on küsimus, et kes on su lemmikloom või lind ja või lind või esikolmik või esiviisik, ma ei tea. Ja siis, et mis küsimused sul on tekkinud umbes mõni näide, et kus sa oled kahelnud, et kas sa ise ei tea piisavalt või et mida sa küsiksid ekspertidelt või mis nagu suunas need asjad lähevad, et kus sa nagu arvad, et sul mingi link üldse on? Eks 2 küsimust tuleb. Ma arvan, et tõesti ma võtan nagu eriti selle viimase aasta, et siis võib-olla seal tekib kuidagi see, et tahetakse mingit hästi lihtsat ja absoluutset vastust, et noh, esiteks see metsateema, et kuidas siis ikkagi nagu õige on nagu, et kas peaks vähem raiuma, rohkem raiuma, kas RMK valetab, kuidas peaks olema õige, et ütle nagu noh, kuidagi kiirelt, et kuidas on õige. Ja siis nagu mõtlen... Saame vastused sulle. et sellised asjad ja siis muidugi, mis puudutab lemmiklooma ja lind. Hunt. Raske on tegelikult vist sealt lemmikut valida. Võib-olla on see, et ma ei tõstaks kuidagi ühte teistest kõrgemale, aga on kuidagi teatud nagu faasid, et oli üks moment, kus ma kuidagi tekkis mingi kinnisidee seoses põtradega,
et tahtsin leida siis mingit head piirkonda, kus neid siis ikkagi oleks rohkem ja oleks neid lihtsam näha. Ja siis mingi hetk jälle kuidagi nihkusin sealt rohkem ilveste peale. Ja vahepeal oli hunt ka muidugi, et see vist ongi kuidagi niimoodi muutuv. Ja lindude osas ka näiteks üks selline, just see oligi seotud väga palju just möödunud aastaga, et kõigepealt 2023 lõpus ma kuidagi mõtlesin, et vaatan, et siin Eleril nagunii ja teistel väga palju igasuguseid kakupilte ja mina ei tea, minul on need lihtsalt nii harva näen neid ja kuskilt kaugelt lendamas ja sellisest lähedalt kohtumisi praktiliselt ei olegi. Ja siis kuidagi mõtlesin, et ma kuidagi pean teistmoodi mõtlema või kuidagi kas siis käima mingites teistsugustes kohtades või olen ma natuke nagu nii-öelda pime, et ma ei oska õigetel hetkedel neid kuidagi vaadata. Et need olid ühed mõtted. Ja siis ma kuidagi hakkasin pusima ja vaikselt hakkasin nagu kakke rohkem nägema. Kõige lahedam asi selle juures oli muidugi see, et sel samal 2023. aasta detsembrikuus ma mõtlesin, et kui ma nüüd 2024 rohkem neid kakke otsin, et nagu eriti tahaks karvasjalgkakku kõigepealt üldse kuulda ja teiseks nagu teda näha. Ja siis oli täiesti nagu sürreaalne kogemus, kus 2 kuud hiljem ma tegin ühel tuulevaiksel õhtul rõdu ukse kodust lahti. Ja üle autotee teiselt pool metsast kuulen, et karvasjalgkakk seal teeb häält ja mõtlesin, kas ma olen peast segi, et see ei saa olla võimalik, et lihtsalt Rapla linna külje all. Ja siis ta seal ikkagi mõnda aega oli ja ma läksin siis vahepeal Rootsi ära paariks nädalaks ja ma tagasi tulin. Siis ma enam õhtuti teda ei kuulnud seal. Mul oli küll kahtlus, et ma korraks sellisel pärastlõunasel ajal korraks kuulsin, aga võib-olla see oli ka midagi muud. Et võib-olla ta siis lihtsalt liikus sealt nagu edasi. Ja ühesõnaga see kohtumine jäi sinna paika. Siis ma leidsin Türi lähedalt ühe teise metsa, kus ma teda kuulsin uuesti. Ja siis kuidagi oligi huvitav lihtsalt teekond ise endale, et alles unistasid, et tahaks kunagi kuulda ja nüüd juba leian mitu kohta, et kus ma teda kuulen. Ja siis punkti pani see, et sügisesel ajal läksin ühele Soosaarele ja jäin sinna siis täitsa nagu ööseks. Tahtsin virmalisi pildistada ja vahetult enne pimedaks minemist lihtsalt istun seal metsa all ja söön oma mingisugust vorsti võileiba, mis iganes see oli. Sõin ja näen, kuidas hämara kuusemetsal mingi väike tegelane, tiibuline, helitult ühe oksa peale ja siis ta tegi peaga seda sükest liigutust. Siis ma sain aru, et mingi kakk ta on. Esimese hooga arvasin, et värbkakk lihtsalt nii kiiresti sibas seal ringi ka. Ja siis mul lihtsalt oli see võileib suus ja ei julgenud liigutada ennast. Ja siis ta hüppas nagu ühelt oksalt teisele ja tuli mulle järjest lähemale. Ja lõpuks oligi niimoodi, et umbes nii kaugel, kui sina minust istud praegu. Ja lihtsalt tegi niimoodi ja vaatas mind. ja lõpuks lendas minema. Ja siis ma võtsin selja tagant kaamera igaks juhuks ja siis keerasin lihtsalt seljaga vastu puutüve ja siis istusin seal. Ja mõne minuti istusin ja siis ta tuli tagasi. Ja ma sain veel temast nagu täitsa foto ka üsna lähedalt. Ja see oli nagu väga eriline kohtumine, et tõesti kuidagi mingi, et unistad ja kuidagi asjad juhtuvad. Et lihtsalt üks näide sellest, et tõesti, et päris sellist lemmiklooma ja lindu ei ole, et pigem kuidagi tekib mingi järgmine huvi ja siis süvened kuidagi järgmisesse liiki. Et see on selline muutuv. Väga äge. Aitäh sulle, et jagasid seda lugu. Aitäh.
pesitsusrahu kampaania, siis me tegime mõned videod mõnede kuulsustega. Enamik olid valmis täitsa niisama tulema nagu videosse, aga rääkisime Genkaga, sest me öeldi, et Genka on ka ikkagi suur linnuvaatleja ja loodussõber. Ja ma ei tea, ma vist ise kuidagi rumalalt nagu küsisin ta käest, et mida ta siis nagu vastu tahaks või kuidagi, ma ei täpselt tea, kuidas ma seda sõnastasin. Genka ütles, et tema tahab karvaselt kakkuna. Et ta on see karvaselt kakk nägemata. Ja see oli nagu kevad, mil neid ei olnud kuskilt võtta. Ma rääkisin Eleriga. Eleri ütles, et ei, pole näinud, pole kuulda. Ja ma saan aru, et nendel on sellised ka paremad aastad, halvemad aastad, hästi kõigub see. Ja siis ma rääkisin Pärnumaal Kotka klubis Raivo Endreksoniga. Ma olen päris mitme inimesega Eesti ornitoloogia ühingust. Ma ei tea, seal Raivo juurde keegi mind suunas, ütles, et tema teab, kus on karvasel kakkud, et tal on mingi nagu tiigliga. Aga ei, ta ütles, et ei, sel aastal ei ole mingit kakku, et eelmine aasta ka üle-eelmine siis nägi, et ei, et minuga see Janek Ann, kes on seal Tallinna lähedal, eks ju, temaga rääkisin, ei saa midagi lubada, ei pole näinud, pole kuulnud karvasel kakku. No see jäigi nagu katki, et mul pidevalt tuleb nagu meelde. Ma nüüd vaatasin, et vana Osooni saadet, ma tegelikult otsisin hüljeste kohta infot enne hülge koostöökogule minekut, aga üks Osooni saade oli niimoodi, et olid nagu kõigepealt olid karvasel kakud ja siis olid hülged. Siis ma vaatasin kaku osa ka läbi siis ja siis mul kohe meenus see Genka lugu jälle. Et see Genka ja karvasel kakk, et see on meil tegemata, nii palun, kui tekib mingi hea karvasel kakku, siis palun võtke meiega ühendust. Et ma võtan seda omakorda Genkaga ühendust ja küsin, et kas see nagu on endiselt huvi teha see pesitsusrahu video. Margus läheb ruttu ära. Margus läheb Genkaga. Või karvasel kakuga. Vaat siuke lugu. Hea lugu. Ma olen kuulnud seda karvasel kakku, aga ma pole nagu nii meeletult otsinud, aga ma olen kuulnud teda erinevates kohtades. Aga ta vist ongi rohkem siuke pimedas tegutseja, natukene vist suurem kui värkkokk. Jah. Ma pole isegi kuulnud, aga mul ongi kakkudega väga kehvasti. Minul üks lemmikud laule nagu kakkudest on just karvasel kakk. Siuke lahedalt tuututab. Jah. Ja laseb niimoodi. Ühes kohas mul oli niimoodi, kuulsin, et oli karvaselg tuututas ja siis händkakk ka. Ja neil vist omavahel mingi. Keegi laseb seda. Ja ta ei lase. Väga hea, Margus, väga hea. Esimesed jooksid õue. Ma arvan, et ta nagu... Kusjuures jääb kõlas niimoodi, mida? Ta ei lase seda, ma arvan, et ta siin teeb seda. Väga hea. Ja ta vist mobiiliga väikse. Nüüd tuleb siis karvaselt kakku hääle tegemise töötuba. No siis võib-olla saabki teha Genkaga nii, et Margus on seal põõsus. Siis liigu pärast kakku mulle vaikselt. Seda ütleme, et hääl on, aga pilti ei ole siiski. Ja seda kuuleb kaugele tegelikult. Mis? Kuulsid ka midagi või? Sa olid puu otsas, kui karvasel kakk tegid. Võita see kõrvasti. Jah. Veidi vääravaid ette. Kuidas see käis täpsemalt? Mida see käis? Õpeta meile ka. Ilistamine või? Mul ei lähe vile lahti praegu. Ei lähe lahti üle päeva. Mul ei lähe see värkkakku vile lahti kuidagi. Ei lähe vile lahti. No aga siis võib proovida hundi hulgumist. Koeral tekiks sellega mingi probleem ilmselt. Selle hundi uluga või? Jaa,
et siis see on huvitav. ta hakkab ei , kuulma. ta hakkab , kui ta näiteks mõnikord , kui ma vaatan mingit loodusfilmi ilma klappideta häälega ja mingid sellised hundi ulgumise muud hääled hakkavad , see läheb nagu ärevusse . Ärevusse ta või? hakkab haukuma ja ta Okei. reageerib nendele häältele kohe . et noh , muidu nagu mingi telekas muusika , kesk ei jäi , aga kui mingid sellised tõsisemad hääled on , siis ta jah , hakkab nagu reageerima . tal on väga vali hääl , kui ta haugub . Hakkuvile hääl ka natuke irriteerib . ei , linnud mitte , tal on nagu noh , ikkagi tugev kaitseinstinkt ja siis ta ilmselt leiab , et need hundid ründavad , et tal on vaja asuda kaitsele ja siis ta andma kõigepealt hoiatama ja siis nii edasi . aga kui me nüüd hakkame sõitma varsti , et siis kõik ülejäänud , kes siia jäävad , siis te saate teha selle ulgumise osa jah . hundi ulgumistöötuba . lahkume morbiidilt . aga jah , see ja see , ma olen nagu ka teinekord käinud seal metsas ulgumas ja siis on erinevad koerad nagu , et osad jäävad vait , osad lähevad nagu äksi täis . ei tea , mis nende peas toimub .